siia West End ja seekord siis tulime siia hoopis maa-alust trassi pidi. Väga äge viiulimängija oli. Viskasime raha ka talle veidikene, et tal oleks ka tuju rõõmsam ja päev helgem. Nii, siin läheb nüüd siis WC pileti ostmiseks ja proovime siis sellega. Nii, vaatame kus. Ja näed, tuligi tšekk, telefoniga maksin ja nüüd saab vetsu minna. Ja nüüd on siis näitad seda QR-i ja lähedki WC-sse. Vot sellised LED-ekraanid siis siin ümber sükene screen poster, vot on selle asja nimi. Aga jah, vaatasin praegu ilusti LHV kaardi pealt jooksis 56 eurosenti maha, nii et 200 kohalikku teed siis telefoniga viipemakse ja vetsus käidud. Ma ei tea, kas Eestis kuskil on veel sihukest kohta, pole kohanud, ei ole näinud. Võib-olla Tallinnas äkki kuskil või Pärnus, aga Tartus igal juhul ei ole sihukest asja. Või olen ma vähe ringi käinud. Aga no vinge, ülilihtne ja mugav, WC hästi puhas, viisakas seest ja kõik asjad olemas. Seebid kätte, kuivatuspaberid ja puhumismasinad ja mis veel üldse olla annab. Et see West End on sihuke päris vinge ostukeskus. Aga mina lähen nüüd kohe testima siis seda reaktsioonikiirust. See 0 õlle on jumala hea. Ma olen lasknud neid juba täna siin 3 tükki. Ja siis tegin ühe pildi ka seal selle vormelimehe juures. Seal on näha, kuidas need inimesed siis pilti teevad. Siin saab siis nüüd testida seda sõitu. Et vaadata, kui hea sõitja sa siis oled. Rool on nuppude asjadega ja päris funina. Siin on siis nüüd see sihuke poodium, kus siis saab pilti teha. Ja minu idee on siis minna nüüd siia ja siin siis reaktsiooni kiirust hakata testima. Seal. Okay. 70. Which number? 26. Okay, thanks. Emotsioonid on head. 26 sekundit kulus aega siis nende nupukeste täitmiseks ja sain ühe templi. Nüüd pean ühe õlle jõin ka ära, aga ma olen nii palju joonud, ma pean ühe templi veel võtma sealt. One temple. Yeah. Thank you. One more. Yeah. Okay, thank you. Olemas, nüüd ma lähen annan selle ära. 3 templit. Ja küsin, kuna saab need võidud kätte. Võitja saab siin kohe näha, kus need võidud on siin. Võidud asuvad siin. Siit saab mingid mütse, värke, andmed, värgid, särgid. Kohe uurime välja siis, kuna siis sealt oma võidud kätte saab. No, siin on valgusvooriga üleminek. Donau jõgi paistab. Ta on 2850 kilomeetrit pikk. Jõe laius varieerub siis 70 meetrist 1,5 kilomeetrini. Keskmine sügavus on siis Donaul 4-8 meetrit ja kuristikkudes kuni 26 meetrini. Läbib ta siis 10 riiki.
Saksamaad, Austriat, Slovakkiat, Ungarit, Horvaatiat, Serbiat, Bulgaariat, Rumeeniat ja Moldovat puudutab siis ainult 400 meetriga ning siukene vinge selles mõttes, et polegi nagu vist nii laia jõe ääres olnud, kuigi siit visuaalselt ta tundub, et ta on siukene, ma ei tea, kas see Riiat läbiv jõgi on nagu laiem või mitte. Aga ma näen, et seal on üks kindlus ja seal mäe otsas on ka mingisugune asi. Ma ilmselt mingi õhtu tulen veel jalutama siia jõe äärde, plaan siis minna sealt üle tollest sillast. Sealt jooksid üle minu arust ka erinevad need rallivennad täna. Kui ma nüüd ei eksi, siis jooksis Paul Aron ka täna üle sellest silla. Kui ma jõuan silla peale, siis ma saan nagu veenduda, kas ta oli see sama sild, aga mulle tundus, et ta jooksis. Ja, sest lõvid on seal ja ta jooksis sellest üle. See ei olnud, see siit kindlasti. Ei olnud lõvid olid alguses, seal on näha lõvid on seal, et tegi trenni. Täna on isegi tuult tulnud ja soojatemperatuurid on täna meil siin näitab, et on 23, aga homme on 24, laupäev on 27, pühapäeval on 30 ja järgmisel nädalal ka lauspäike, nii et saame veidikene siin suve pikendada küll siin Ungaris olles. Nägin siin Paul Aroni seda story't, näitan teile kohe. Jookseb siin niimoodi ja see koht on siin sisuliselt. Jõudsime siia, nii et oleme olemas. Tervitused meie vormelisõitjale. Korralik metallist ja kivist sild. Oi, kui kõrges on. Siin on ikka tunda ka seda värinat, kui sa siit silla pealt kõnnid. Donau jõgi, noh. Äge. Nice place to be. Hämmastav kõrgus on sellel sillal, kui siit alla vaadata. Turismibuss. See on nagu Egiptuses oli mingi siukene traffiku pill. 16-15 ja seal on, kas see on köisraudtee, ma ei saagi aru, mis asi see on. Ma vaatan seda lähemalt, mis asi see siis on siin. Siin on jälle siuke jahutusvärk tehtud kohalikele. 1853–57. Wow! Nii suur tunnel on siin. See on mägi ju. Kajab ka veitsu. Normaalses tunnelis hetkel siis lähen teisele poole tunnelit ja lähen viskan pilgu peale, kas ma saan sinna üles siis või saa. $16.53. Tundub, et oleme mingi müüri peal. Ma ei tea, mis sealt edasi läheb. Vaade Budapesti peale on siit päris ilus. Sealt tagapool on mäed ja seal on mingid kujud asjad. Turistid liiguvad sinnapoole. Mina kaasa arvatud. Sireenid üürgavad nagu ikka, suurlinnane kohane. Meenub see Inglismaal elamise aeg, kus olid samamoodi sireenid ja asjad. Siin olid näha ka need müürid ja asjad, mis siin kunagi on, siis 1660 kuni 1686, 26 aastat ehitati siis seda. Seal on hobuse kujuvärgid. Siis ma ei tea, mis siin kõik edasi toimuma hakkab.
sean sammud sinnapoole. No siin on täiesti Tartu vibe. Ülikool ja kuskil on kohe Tartu Raekoja plats ja renoveeritakse siit mingit hästi uhket hoonet sealt. Ei teagi, 1895 on see esmakordselt nagu seal need tekstid sinna peale pandud. Siin on oi jumma, mis siin toimub? Siin on valvurid ja asjad. Uhke värk, ma ütlen. Teagi, kes siin on. Politsei on siin kohal kõik ja ei tea, mis siin toimub. Mulle arhitektuuri fännile on siin ikka väga palju vaatamist. Homme jalutan ma siis üksi ringi siin ja vaatan, mis toimub. Ossa kui ilus. Sihuke vaade. Päris vinge. Jõudsin teisele poole nüüd. Ehk siis, kui ma ennem sealt liikusin, siis sealt üle silla tulin, siis me läksime kuidagi sealt. Ei, me tulime siit alt läbi ja siis läksime siit alla tunnelisse. Siin alla on tunnel ja teiselt poolt tunnelit tulime üle mäe ja mäest alla ja nüüd on siis siukene vaade. Peaks nentima, et arhitektuur on endiselt väga äge. Meie ööbime kusagil seal vaateratta juures. Meil on apartment ühise köögiga 3 tuba, meie toanumber on 13 ja teeme ise süüa. Väljas söömine on siin suhteliselt kallis. Üks toidukord on, ütleme seal, siuke odav ots on 17, siuke keskmine on 20, 25, 30 euri pigem sinna kanti. Ja otsustasime siis Lidli ja siis mingi kohalik pood nimega mingi Alda või Aldo või mis iganes see pood oli. Selle kasuks siis. Ja krabame sealt toitu ja siia joogipudelisse on, verdepudelisse on džinn tehtud toonikuga. Oleks võinud veidike kangema teha, kuigi algselt tundus kangem. Siis ütleme, see lauluheli on ära võtnud väsimuse ja rõõmsatel sammudel ma siin siis nüüd ringi udjan ja vaatan siis, kus minu reisikaaslased on üles roninda. Seal käib pildistamine. Shitty hell, siin hakkab pea ringi käima. Nagu päriselt hakkas liikuma. Tuleb päris hea lauluga üles, ei saa öelda, et ei tule ju. Nojah. Korralik. Ja nüüd ta siis tuleb siit poolt, läheb ülesse. Ja teine tuleb alla samal ajal. Eriti vinge ju. Jee! Levitavad. Siin on täielikult selle Bibi vibe, jah. Täielikult Bibi saare vibe on, ei saa öelda. See on nagu see Viewpoint 2 minek. Kes on käinud, teab, millest ma räägin. Kes ei ole käinud, minge käige ära. Ja te mitte kunagi ei kahetse. Nii. Ja nüüd tuleb siis teine Viewpoint, mis asub seal pool. Sa üle kilodest saab siin lahti ja päris ruttu. Kõik lehvitavad ilusti. Yeah. Ja siit tulevad ülesse. Põnev. Fännid on välja peilinud, et siia tuleb siis vormelisõitja. Me nägime pool juhuslikult, ma ei tea, kes siia tuleb. Siin on hirmsalt kallid autod on ees, siin mersud ja kõik võimalikud asjad, aga kohe tuleb keegi siit. Nii et õigel ajal õiges kohas. Yeah. Fännid on kõik ärevil. Mina ei tea sellest mitte midagi, kes siit tuleb või mis siit tuleb. Ma ainult oletan. Tuleb mingi masin tuli.
siuke buumer tuli. Aga kes sealt tuleb nüüd välja, vot ei tea. Kogu aeg tulevad suvalised, me ootame endiselt vormelifänni Kiivriga või mitte vormelifänni, vormelisõitjat. Ma ei tea, kes see täna tuleb siia, aga Max Verstappen väidetavalt fännide baasil. Jaa, siin on fännid seisavad siin nina all. Filmima peab igaks juhuks, sest äkki jääb hiljaks. Mul on ise ka fännitsoonis need tegelaskid siin ees on oodanud 2 tundi juba. Vot nüüd sealt võib küll tulla. See on mingi suurem buss. Nüüd hakkavad tulema. Seal on keegi sees, jah? Ja keegi filmib rahvast ka seal. Ehk siis on teadlik. Mesa tuleb. Aga ei tea, kes seal on. Ei tea. Filmima peab. Keegi on sees. Veel tuleb üks. Ja siin ei tea, jah, kes siin tulla võib. Tavaliselt kliendid, ma arvan. Need on ilmselt tavaliselt, jah. Siin on siis fännitsoon, kus oodatakse siis neid staare. Ma ei tea, kas Max Van Stepper või mis iganes ta nimi on. Ma ei tea, kas tuleb või ei tule. Ma jalutan ka siit igal juhul läbi ja teen ühe tiiru ära, lähen vaatan mingi auto sealt nüüd tuleb lauluga. Ma olen veidike siit poolt, aga võib-olla mul õnnestubki nüüd täpselt õigel ajal õiges kohas olla. Ma ei tea, kellegi auto siit tuleb igatahes. Sinna hotelli ette ta läks. Ma ei tea, kes seal on. Aston Martin on seal igal juhul. Ei tea. Me oleme 40 mintsa ootanud siin igal juhul praegu. Aga keegi sealt vist välja tuleb. Ma arvan, et need ei ole vormelisõitjad igal juhul. Kui me ei näe, siis ei näe. Aga põnev on, fännid on hästi ärevil. Ootavad siin kõik. Ise sai ka siin oodatud mingisugune 40-50 mintsa juba. Ja veidike ilmselt ootame veel. Ja kui ei tule, siis ei tule. Nii et põnev igal juhul, et see meeleolu on üleolev siin. Ja turistid, kes juhuslikult satuvad sellele tänavale nagu ka mina, siis nendel on siin vilekoor taga täielikult. Aga kuidagi nad välja nuhivad, kus kohas need vormelistaarid ööbivad ja siia nad siis tulevad neid ootama. Need 2 poissi, kes meie ees seisid, need ootasid juba 2 tundi enne meid ja ilmselgelt on meil selles mõttes nagu väike edumaa, et me pole nii kaua oodanud. Aga mina ei ole ka vormelifänn, ma olen täiesti tavaline turist, aga siin see seltskond ootab, jah. Ja hotell on siis selline, kus siis ööbitakse. Four Seasons hotell on siin. Üksi roolis pole õige. See on juba fail number 447. Siin nad istub taga seal. Keegi seal taga. Keegi oli seal taga, jah. Keegi võib olla seal taga, aga mitte see, keda sina ootad. See on juba, ma ei tea, mitmes episood. Siin on juba, juhil on käekell maksab rohkem. Naine. Kui ma ei tea, mis. Tund ja 15 oodatud. F2 on see. F2 ja F3 on mingi naine. Aga kes seal on? F2 ja F3 mingi naine. F2, F3. Ei tea, varsti hakkab vist sadama. Endiselt ootame. Sellega te peal on ju vaata F2. Nii palju kuulsin, et Charles Leclerc peaks siia tulema. Aga me oleme väsinud. Ei jõudnud ära oodata. Aga müts maha nende eest, kes siin niimoodi seisavad ja ootavad tundide viisi, et korralikud fännid. Praegu on see häda ka, et ei hakanud vihma sadama. Kui oleks hakanud vihma sadama, siis oleks saanud need kaotuse pisarad vihmapiiskadega segada. Aga jah, ütleme niimoodi, et rahvas istub ja ootab. Ja eks siis kuskilt, ma ei tea,
TikTokist ja Instagramist ja kuskilt ole näha, kes siis siia hotelli siis saabusid. Charles Leclerc oli vist üks, ja teine oli siis Max Verstappen, keda siia oodati siis ühesõnaga. See on ka see kallis. Meie ei näinud. Siin on keegi? Ei ole, see oli ka tühi. Mers? Ja veel mingi Mersu ka seal. Ei ole viimase hetke lootused. Ei põnev, selles mõttes nagu põnev oli oodata siin ja failida ka. Väga äge. Ha ha ha!